tere, mina olen Liisel ja täiesti esmakordselt Tantra festivalil. Kuidas sinu kogemus on olnud sellel festivalil? Oi, kogemus lõi pahviks, nagu kui sügavale inimesed lähevad ja iga nagu vestlus on nii sisurohke ja nagu deep, et see connection with people, imeline, kogemus oli imeline. Sul on oma siis sõpruskond, kogukond tekkinud? Absoluutselt, no ma tulin koos sõpradega ja nüüd ma lähen ära veel suurema sõpruskonnaga ja see on tõesti nagu elu muutev kogemus. Ma ei osanud oodata, ma arvasin, et see tuleb tore ja lahe ja seiklusrohke, aga kui sügav ja mis teadmised sa tegelikult ju iseenda kohta avastad, teiste inimeste kohta ja kuidas ka nagu empaatiat luua tänu nagu õrnadele ja sellisele sujuvale liikumisele, see energia, kuidas sa enda energiat suunad, kuidas sa vastu võtad, kuidas sa välja annad, nii elulised ja nii ilusad teadmised. Ja palju mida kaasa võtta? Jaa. Mis oli sinu festivali highlight? Mul on päris mitu, mulle meeldis 2 asja, mis mulle väga hinge läksid. Oli see esimene self-love. Ronski tegi seda imeline imini. See pani, ta rääkis nii ilusasti, nii sügavalt ja siis oli see womb cleaning, kus ma tundsin ennast nii ära Mariaga, kus see rage ja mul on nagu, ma olen siia alla surunud mingid asjad, sest tahad ju olla viisakas ja armas ja nagu, et sa ei lase endal tegelikult ju fully tunda neid rage, mida sa nagu tervislikult, vaid nagu läbi keha oskuslikult väljendad. Ära, et seda on vaja, et sa oled inimene. Ja just see kõik, mis on inimeseks olemise osa. Ja see, ma tundsin ka kõik need töötoad, kuidas sa tõmbas energiast ju tegelikult välja, sa väljutad selle energia ära ja siis sa genereerid, siin on ilus loodus, siin on sul oma nagu ase, sa puhkad, sööd, jood ja siis sa oled valmis uueks. See oli nagu full karussell. See taastas sind, sinu energiavarud? Absoluutselt, mul oli nagu jah, ma lihtsalt ma tunnen ise ka, kuidas ma olen nagu muutunud see 4 päeva. Kas mingi festivali töötubade väline asi, mis sulle väga meeldis? Ka nagu ka saun või mingi muu asi? Mulle meeldis väga esimene päev inimesed, kellega ma kohtusin. Tekkis ka kohe siuke connection ja vesi oli väline, no kogu see ümbrus siin. Siin oli hästi vahva kohvik, kus ma käisin seal vestlemas ka. Mõnus oli, vahepeal oli väike maguseis, sa sealt tead kooki ja kõik need see saun oli mega lahe. See sauna, nagu see ei olnud sauna rituaal, aga sain nagu vihtlemist saunast, see oli väga, see ei olnud nagu väga siuke. Ja kogu see olemine üldse, need inimesed, kes kõik kokku tulid, kõik see algus, et sa tuled, sa sead end sisse ja siis sa fulli nagu süvened sellesse, mis siin toimub. Ja mul oligi nagu, et esimene päev oli siuke tutvumine, siuke nagu rohkem said aru, mis siin toimub. Reedene päev ma olin täiesti väsinud, ma tegin 1 töötoa ja siis laupäeval tegin full nagu hommikul kundalini joogat, siis päeval tegin seda shibarit, õhtul oli veel mingi 3. töötuba ja siis õhtuprogrammi nagu full on, sest tunned seda energiat, kus inimesed nagu jagavad ja õpivad ja see, Nii hea, et võtsid aega ka puhata, et mitte alati töötas töötuppa. Ja ma tegin hästi palju uinakuid, esimesed 2 päeva eriti. Ja täna ka, kus just tegin uinaku. Aga olin kohal, see, et sa oled kohal, vaata, et hästi mõnus. Pigem puhata ja siis olla täis energiaga. Absoluutselt ja võtta aega endale, see on täiesti okei. Kas mingi töötuba siin mõjutas ka niimoodi, et sa tahaksid seda õpitut jätkata oma igapäevaelus? Absoluutselt, see oligi see ronski see raputamine näiteks, see 10 minutit iga päeva raputamist, ennast raputad ennast mõnusast olekusse.
see womb cleaning, et kui mul tõesti ongi mingi angry situation või mingi eluline siuke asi, et ma lähengi ja elan selle välja, et ma ei hoia seda endas. Ma lasen sellele välja minna ja nautida. Ja siis, mis veel? Siin oli päris palju. See Shibari oli ka väga tore. Seal ma käisin nagu, mina tahtsin, et mind kinni seotakse muidugi. Et see oli natukene ebamugav. Valus isegi? Valus ei olnud, sest ma olen hästi õrnlilleke, aga nagu ta oli siuke ebamugav. Ja siis, kui see lahti tuli pärast, oli väga mõnus. Ehk siis vahepeal nagu see eluline ka, et kui see on natuke ebamugav, siis pärast see mõnus. See vabanemise kogemus. See vabanemise tunne, jah. Ja see hästi kunstiline ka. Ja nii palju ilusat kunsti, siin oli need tantsud ja laulud ja kõik need asjad, mis ma olen ise tegelikult õppinud ja muusikalist. Nagu tants, laul, näitlemine, kõik need asjad, et siia nagu integreeritud kõik sellesse. See on kõik energia ja kõik see kunst ja kõik see meeleolu ja kõik. Ma tahan näha juba, missugune ma nagu olen pärast seda, kui ma olen kõik selle ära protsessinud, ma praegu selles nii sees. Ja see on nii imeline kogemus. Ja need inimesed kindlasti. Mis sinu jaoks muidu tantra on? Kuidas sa ise oled enda jaoks selle lahti mõtestanud? Tantra ongi energia. Tantra on energia, kõik see puudutus, kõik see hingamine, kõik see mõtlemine, kõik need loovad tegevused, see energia. Kuidas sa seda energiat suunad, kasutad, võtad vastu, annad. Et see on nagu õpetus, see on nagu energiaõpetus. Hästi oluline. Kas selliseid festivale on vaja, mis sa arvad? Nagu... Seda tuleks kõigile inimestele õpetada väiksest saadik. Okei, mitte päris väiksest saadik, aga ikka taleks. See on nagu inimeseks olemise osa. Et seda... Ja, ma olen nii tänulik, et ma olen saanud selle nüüd. Selle osa keset. See on jõudnud minule. Jaa, ma loodan, et siis ka edaspidi kasvad selles. Et see on sulle suur. Ja, see tantramuusika kinnitus minuga. Et ise midagi sellist teki juba järgmine kord. Chantin siin kõigile oma energiat. Teha oma tööd juba. Jah, võib-olla. Eks elu näitab, aga see oleks nii vahva. Ka teha midagi vahvat. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Väga imeline vestlus oli. Aitäh.